Tere tulemast! Teen teile siin nüüd video sellest, kuidas mul see live ülekannete asi töötab. Ehk siis, mida mina kasutan, mida ma ei ole teile veel näidanud, kuidas see kõik siis koos töötab. Et võib-olla natukene selgitan, kellel sellise asja vastu rohkem huvi on. Ehk siis, kuidas ma praegu selle video salvestan või ma põhimõtteliselt vajutan siin ühte nuppu ja saan minna selle sama pildi ja heliga ka kohe laivi, ehk siis keegi saab mind üle interneti vaadata. Nii, siin teine kaamera. Siin te näete 3 seadet, mida ma kasutan siis oma heli ja pildi töötlemiseks. Siin on siis helimikser, siin on videomikser ja siin on siis põhimõtteliselt nupusüsteem, kus ma saan valida, kuidas teie pilti näete. Näiteks ma soovin näiteks näidata arvutist midagi, vajutan siit ennast väiksemaks, tuleb arvutiekraan alla nähtavale. Praegu on siin seesama helimikseri koduleht lahti. Või soovin näiteks näidata ennast siin muud asukohta, näiteks midagi ei varju, liigutan. Või tahan ennast suuremana näidata, siis näitan ennast siin suuremana, et see kõik on siia sisse juba programmeeritud need nuppud alla täpselt tegema, mida vaja on. Ja see on nagu hästi mugav selles suhtes ja see töötab koostöös siis programmiga OBS. Väga vajalik programm, kes tahab live ülekandeid teha, siis soovitan kindlasti kasutada. Ja lihtsalt seda kõike saab teha ka arvutis, aga see nupusüsteem on väga mugav. Siia videomikserisse läheb siis mul kaamerapilt. Praegu mul järgi ühendatud ainult üks kaamera. Siin on ka väike live view kaamera, mida te siin näete, kus praegu videopilt tuleb. Et see on ühendatud, kui ma panen siia rohkem kaamerad järgi, ma panen siia järgi 4 kaamerat. Praegu mul tegelikult järgi üks kaamera ja arvuti. Ehk siis 2 signaali jookseb sisse. Praegu teisi kaameraid ühendatud ei ole. Ehk vasakult, paremalt kuskilt mujalt, kas või selja tagant mul hetkel siia signaal sisse ei jookse. Ja nende seadmete eelis on see, et arvuti näeb neid kõiki nagu siis seda videomikserit, ükskõik palju ma seadmeid järgi panen, tema näeb nagu see üks veebikaamera lihtsalt. Siit läheb USB signaal põhimõtteliselt välja. Helimikseriga sama lugu, arvuti näeb, see on nagu USB mikrofoni üks ainuke sisend. Aga kui palju ma siia seadmeid ühendan ja mis ma siin teen, see on juba minu asi. Ma võtan arvutilt selle igasuguse koormuse maha. Ehk siis arvutitöö läheb tunduvalt lihtsamaks, see on väga oluline. Pluss minul on hästi mugav nende seadmetega siin opereerida, teha kõike, mida vaja, muuta erinevaid väljanägemusi, kõike seda, mis iganes mul vaja teha on, et ma saan seda kiirelt teha siin nuppude abil, et ma ei pea kuskil hiirega mingisuguses menüüs surfama mingid programmis nuppukesi otsima. Et nii kaamerate vahetused, kõik need, et kui näiteks tavaliselt mul on siin ka lauakaamera veel, et mida te praegu siin näete, see on praegu, ta ei ole siia ühendatud, ta salvestab lihtsalt otse ära, siis vajutan siin nuppu ja ta läheb kohe, pilt tulebki laua pealt teil ette ja saan plaksti, vajutan tagasi, tuleb uuesti minu nägu suurelt ette. Või nagu praegugi selline variant, et praegu ta näitab siin kodulehte nurgas, aga võib-olla nii, et näitab näiteks pilti minu lauast ja siis mind ennast. Et need variandid on seal lõputud ja kogu eelis ongi see, et ma saan teha seda kohe laivis ja ma ei pea toetuma mingisuguse Zoomi, Skype'i või mingi muu programmile, kus ta siis näitab mind väga väikselt näiteks nurgas. Et ma tahan, et mind nähtaks suuremana, kuna ma selgitan midagi, minu kehakeel on oluline ja see annab inimestele tegelikult parema kogemuse sellest, mida ma räägin, parema arusaamise ka tegelikult, et tihti ongi selle online kas siis koosolekute või selliste koolituste probleem see, et inimest ei ole näha, ainult näha on see näo osa siin, rohkem midagi näha ei ole ja miimikat niivõrd kuivõrd palju on, et seal võib jääda sellest väheks, aga kui ma olen suuremana pildis, minu kehakeel tuleb ka nähtavale, et see on tegelikult tähtis. Pluss helikvaliteet, pildi kvaliteet oluliselt parem, ehk see pilt, mida te praegu näete
siis sarnane pilt jookseb tegelikult ka minult välja ka Zoomi koosolekule, Skype'i, ükskõik kuhu. Küsimused selles, kui hea ülekande kiiruse ja asjaga siis teised vastu võtavad seda pilti, aga minult välja läheb igal juhul kvaliteetne full HD pilt ja korralik kvaliteetne heli. Ehk siis ma üritan anda oma klientidele, oma kaastöötajatele, kõigile teistele, kellega ma suhtlen, parema kogemuse, isegi juhul, kui me ei näe näost näkku, vaid arvuti vahendusel. Okei, et selline see siin välja näeb, see seadmestik, mikrofonid, kaamera loomulikult on eraldi, et nagu ma ütlesin, need jooksevad siia jooksevad siis kaamerad ja siia jooksevad siis mikrofonid, nii palju kui ma järgi tahan panna, või ka muud seadmed veel, et nii see süsteem siin töötab. Ja tõesti kõigile teile, kes te vähegi tegelete mingisuguse koosolekute, koolituste, millegi sellisega, soovitan mõelda töö juurde, kodukontorisse, kuhu iganes, mingisugused analoogseid või sarnaseid seadmeid hankida, et muuta see kasutuskogemus paremaks. Et sellest on tõesti tegelikult abi. Et see füüsiline kohtumine tänapäeval ei ole vajalik, mingite väikeste asjade pärast pole mõtet väga kaugele sõitma hakata või isegi lähedale, et lihtsam on teha see kiirelt online'is ära, aga see, et sa näed teiste inimeste oluliselt parema kvaliteediga, kuuled teiste inimeste oluliselt paremini, siis see mängib tegelikult olulist rolli. Okei, loodan, et oli teile abiks ka see video, nii et kõike head ja kohtumiseni loodetavasti peatselt.